Kas sinu seade vajab remonti? Pakume tasuta diagnostikat. Ilma kõnede ja sõitudeta tuleme seadmele ise järele ning toome sellepärast remonti tagasi. Enne parandust saadame hinnapakkumise ja alustame tööga alles pärast sinu kinnitust. Lihtne, läbipaistev ja professionaalne. Link on kirjelduses. Tere tulemast meie tehnilisse juhendisse, kus käsitleme BIOSi ekstraheerimist ASUS V3607 seadmest. Järgnevalt on toodud samm-sammult juhised, mis aitavad teil protsessi tõhusalt läbi viia. Tööriistade ettevalmistamine. Enne alustamist veenduge, et teil on olemas kõik vajalikud tööriistad. Me vajame Javier Romero Bonaplata BIOSi ekstraheerimise tööriista, samuti kruvikeerajat, et avada seade. Oluline on ka, et teil oleks USB-mälu, kuhu BIOSi fail salvestada. Seadmest eemaldamine. Lülitage seade välja ja eemaldage kõik kaablid. Avage seadme korpus, eemaldades kruvid, et pääseda juurde emaplaadile. Olge ettevaatlik, et mitte kahjustada komponente. BIOSi leidmine. Otsige üles BIOSi kiip emaplaadi pealt. See on tavaliselt väike, must või hõbedane komponent, millel on tähised. Javier Romero Bonaplata tööriista kasutamine. Ühendage Javier Romero Bonaplata tööriist BIOSi kiibi külge. Järgige tööriista juhiseid, et alustada BIOSi ekstraheerimist. Tööriist aitab teil andmeid turvaliselt lugeda ja salvestada. Andmete salvestamine. Kui BIOS on ekstraheeritud, salvestage see USB-mälule. Veenduge, et salvestate faili sobivas vormingus, et see oleks hiljem hõlpsasti ligipääsetav. Seadme kokkupanek. Pärast BIOSi ekstraheerimist eemaldage tööriist ettevaatlikult. Kinnitage seadme korpus tagasi ja kinnitage kõik kruvid. Ühendage seade uuesti toite ja kaablitega. Testimine. Lülitage seade sisse ja kontrollige, kas kõik töötab nagu peab. Kui tekivad probleemid, võib olla vajalik BIOSi uuesti installida või seadme diagnostika. Tasuta diagnostika ja teenused. Kui te ei tunne end kindlalt BIOSi käsitlemisel või esinevad probleemid, pakume tasuta diagnostikat. Meie spetsialistid tulevad teie seadme peale võtma otse teie kodust ning teevad teile ka hinnapakkumise enne remonti. Kokkuvõte. BIOSi ekstraheerimine võib tunduda keeruline, kuid koos õige tööriista ja juhistega on see teostatav. Kui vajate abi, ärge kartke meie teenuseid kasutada. Loodame, et see juhend aitas teil mõista BIOSi ekstraheerimise protsessi. Jätkake meie kanaliga, et saada rohkem tehnilisi juhendeid ja näpunäiteid. Kas sinu seade vajab remonti? Pakume tasuta diagnostikat. Ilma kõnede ja sõitudeta tuleme seadmele ise järele ning toome sellepärast remonti tagasi. Enne parandust saadame hinnapakkumise ja alustame tööga alles pärast sinu kinnitust. Lihtne, läbipaistev ja professionaalne. Link on kirjelduses.